Teletorni renoveerimist alustati 2010. aasta juunikuus. Kõigepealt lammutati vana pääsla, et rajada uus sissepääs. Suurima muutuse aga tegid läbi 21. ja 22. korrus. 21. korrusel, kus varem oli vaateplatvorm ja kohvik, lõhuti kõik vaheseinad, et muuta korrus avaramaks ja võita juurde ruumi ekspositsiooni loomiseks. 22. korrus, kus 1991. aasta augustis Nõukogude dessantnike rünnaku ajal barrikeerusid 4 torni kaitsjat, muutus samuti tundmatuseni. Endine tehniline korrus oli oma funktsiooni kaotanud, sest seadmete mõõdud on praeguseks vähenenud 10-kordselt. Ja nii otsustatigi kohvik kolida korrus kõrgemale. Ehitustöö teletornis muutis keerukaks objekti kõrgus ja sellest tulenevad logistilised probleemid. Kogu lammutuspraht tuli tornist alla viia vaid vähehaaval vanade liftidega. Risu transportimiseks kasutatud kärud valmistati just teletorni ehituse tarvis. Ja nii tuli töömeestel teha 100 liftisõite päevas. Samamoodi tuli üles tuua ka kõik uued materjalid. Kuna lammutustöid tehti ka väljaspool torni, remonditi ringehituse katuseid ja eemaldati vanu kasutuid antenne, tuli mõningate tööde puhul kasutada isegi alpinistide abi. Lisaks külastajatele avatud ruumidele uuenesid ka tehnosüsteemid. Vahetati välja ventilatsioon, parandati elektrisüsteemi ja tehti ära isegi see, mis ootas oma aega juba torni ehitamise ajast. Näiteks soojustati lõpuks ometi alumine ringehitis.